Selge, nüüd me oleme tulnud teise poodi, kus on siis ütleme joogid ja muud asjad. Nagu te näete, Pepsi 6 korda 1,5 liitrit, siuke kohver on 6 euri. Coca-Cola 0,5, originaal Coca-Cola 0,5, 4 tükki, siin on 4 korda 1,5 on 3,6 euri. No neid on meil vaja võtta võtame mingi 3 euri on röövimine küll, 4 pudeli eest. See on ikkagi röövimine, ta võiks ikkagi odavam olla. Võtame 2 aitab küll. Selle sünnib. Ja siin on grillsüsi, nagu te näete. Ma ei tea, lihtsalt 3 kilo. 3 kilo on 8 euri. Mine pekki. Ja siin on 9 kilo. Maksab 12 euri. Kes see loll siis ostab 3 kilo 8? Ma ei tea, võib-olla on. No need on need vennad. Ma ei hakka seda välja ütlema, mis vennad need on. Sest nad on lubanud juba mulle kolakat anda. Aga siis enamus, kes minu gruppi, minu seda kanalit jälgib, te teate juba, mida ma mõtlen. Et siin on siis Sarani vendadele 9 kilo 12 euroga ja siin on siis nende teiste vendadele 8 euroga 3 kilo, sest neil oleks häbi võtta lihtsalt 9 kilo nii odavalt. Võt. Aga me läheme nüüd edasi poodi. Vaatame, mis see Springer Veskis maksab. See on siis aknapesu vedelik siin. Kui suur see tünn on. 10 liitrit 9 euri. Ei ole 9. 25 krooni. Jah, 25 krooni. 3 euri on see. Võtame siis selle endale. Võtame autosse, on vaja. Ja. 25, see on siis 25 on 3,5 euri on 10 liitrit. Ma panen praegu vahepeal kinni. Poodi jõuame vist on uuesti. Meil tuleb üks suur grupp ja uued inimesed. Me ei tea üldse, millised nad on. Ja kui palju nad üldse söövad ja kui palju nad üldse kohvi joovad. See ei tohi nagu üle pressida. Kuule Pootsmanile kassi toitu. Nii. See on küll odav. Me anname siin on 3,8 kilo. Nüüd tuleb võtta siis mõlemad pakki. Jep. Pootsmanile tuleb võtta, jah. See on küll odav. 11 euri 4 kilo peaaegu. See on siga odav. Meie anname, mis ta on? Pea 2, seal on mingi 1,8 ja me anname sama hinda. See on poole odavam. Ja Pootsman sööb nagu vana kuradi, ma tean, asi. Võtame teise terve suur võtt. 800 grammi 5 euri 800 grammi 5 euri see, ma ei tea, kas see on kallis või ei ole kallis ja siin on samamoodi, näed, kõik segamini miks? 8 euri siin on, näed, 8 euri mis 8 euri? 800 grammi 5 euri, jah Te olete mul juba peas asja anda, aga nüüd lähme siis tulge eestlased, vaadake, see on teie kõige lemmikum punkt praegu, mis tuleb. Kõige parem. Ja soovitaks näed kohe esimene alkoholivaba, kui te tahate samamoodi elada 96 aastaseks nagu mina ja vaadata oma videosid, olla vanadekodus, vaadata videosid, oma tehtud videosid, näppida tissi, suitsetada kanepit ja oodata, millal vana jumal lahti ukse avab, et sa saad üles ära minna, siis ma soovitaks juua õllet seda. 0,00. Siga kallis on 20 euri on kast raisk. Palju siin on üldse? Jah, see käib mulle üle jõu. On odavamalt teema. Heinekeni pudeli kast 20 euri. Sool 20 euri kast. Noh, siin on see Heineken siis ütleme 24 purgis, mis ta on 10 euri. Aga meil, käida must see ära nii kaua. Käida see ära.
sul on ju load, minu load. Nii, ma näitan teile nii kaua, mis näiteks Tuborg maksab. Tuborg klassis. No 10 euri on kast, ütleme nii. 10 euri on kast, Tuborg. Kõik, aga mina seda õlut ei kasuta. Mina kasutan seda õlut siit, seepärast, et see meeldib. 8,9,40. Siin on näed Royali õlu 8,99, see on 0%. Mina kasutan seda, see meeldib eestlastele kõige rohkem. Slot klassis. Ja selle hind on 6,71 on terve kast. Ja samamoodi on see 6,71. Need on need õlled, mis mina tavaliselt ostan, sest see meeldib kõige rohkem eestlastele. Ja siin, mis teid kindlasti huvitab, on see Cool Grape. Näed, Cool Grape. Mis ta maksab siis? Näed, Cool Grape 13 euri on kast. See on ju see džinn, aine. Ja siin on need magusad jurad, mis organismist enam välja ei lähe. Need on samamoodi. 14 euri. Sammepüü, noh, seda vist teil Eestis on. Ja see on 11,41 kast. Ja siin on nagu kõik need olemas. Ütleme sinna kuskile 10-12 niimoodi sinna vahele ta jääb. Aga huvitav, kas neil alkoholivaba seda Tuborgit ei ole seal kõige parem õlle. Kõige parem õlle on seal. Ja siin Coca-Colat, nagu te näete, siis see on, noh, ma ei tea, kas see on kallis või ei ole, kirjutage. Aga hea küll. Ma arvan, et meie trip läks siis kokku. Kohe varsti näitan teile, mis siis kokku tuli. Red Bull võib-olla huvitab teid. Energy dringid, näed, siin on Red Bull, kast Red Bulli, 26 euri. Mitte tükki seda on siis siin. See on terve kast. Ma ei tea, kui suur su kast enda on. 24. See on küll hea küsimus. Ma ei tea. Äkki 20. No me jätkame juba natukene. Oota üks moment. Näed, siin on Tuborg klassis. See on alkoholivaba õlle, mis meil maksab 240 krooni. Siin on ta 85. On ja, alkoholivaba ja see siin on 10 euri Tuborg klassis ja teate, ma ütlen teile nüüd midagi saladuskattel, see on kõige parem alkoholivaba õlle, see siin ja see maksab 10 euri. Palun väga, tahtsite osa meie päevast, oleme tulnud siia paar tundi sõitnud, oleme tulnud Saksa Aldisse, kuna meie ikkagi oleme vaene klass, me oleme kehtikud, ütleme nii. Ja kui te teate, siis me käime Saksas ostmas asju. See on, astud kiirtee peale, sõidad paar tundi ja oled kohal. Lepauss on ka siin. Halloi, Lepauss! Lepauss, millal sina tuled? Mul on valmis juba kõik pliiatsid ja suuled. Nii, lähme uurime siis, vaatame. Teeme teile ettekujutuse. Teeme teile väikse kiusuka. Siin on hea, siin on kõik eurodes. Lihtne arvutada. Kurk. Suur 1 euro. Palun väga, selline kurk. Soovib nii söögilauale ja ka muudeks otstarbeteks, mis te iganes kodus teete ja kuidas te mängite. Mis teil siis veel vaja näha on? Banaan, see on kilo hind. Banaani kilo 1,29. Ananassid. See teid ei huvita kindlasti, noh maapähkel võib-olla näed, Kreeka pähkel, palun väga, 1 kilo, 4 euri, siin on maapähkel, 1 kilo, see vist küll kilo ei ole, palju see on, 400 grammi, 2,29, kuivatatud mingi asi, 2 euri, ei tea, mis asi see üldse on, ananas, aprikoos, väga hea, kuivatatud aprikoos, väga hea.
vaatame siis kartulihinda. Sa vaata Lepamist ringi kaua. Mis sa tahad ära süüa? Võta kohe kooki sealt. Kartul. See on siis nüüd ütleme värske kartul. 1,5 kilo, 3,39. Aga see on värske kartul, ütleme nii. Tomati kilo. See on hea asi. Mulle need hullud siin meeldivad. See lõhnab täiesti nagu kasvuhoonest võetud. Täiesti kasvuhoonest. Kilo hind 2,19 ja see lõhnab. See on nagu päris vanaema tomat. Ütlen ausalt välja. Porgant 2 kilo 1,19 üleval siin. Nii. Nüüd on tal pilt selge. Sibul 2 kilo ja vaadake seda sibula suurust. See ei mahu mulle kätte ära, kuigi mul on suured ja rasvased käed. 1,39. Nii, mis ma selle veel vaatan? Kindlasti huvitab teid õli. Õli hind. Liiter rapsiõli 1,49. Oliiviõli. See on päris suur. 0,7 on need 6,95. Ja siin on need maitseained. Need on sigahead maitseained salatile ja panna. Ülihead need on. Ülihead. Siin on siis 5 tükki pakis ja 0,5 euri. See on ülihea. Ausalt kohe ma ütlen teile. Ja siin on Knorri oma. No see on üle prahi. Mine pekki kui hea. Seda ma soovitan. Seda ma kasutan ise räigelt hea. 1,5 euri. Siin on 5 tükki. Ja see on siga hea. See on nii hea, et ei kujuta, et ma paneks praegu seda keele peale juba omale. Majonees. Nii, milline majonees on ülihea. Ma kohe näitan teile. Kusjuures ma peaksin ütlema, et võrreldes nüüd eelmise korra, kui ma siin käisin, on maja hind tõusnud. Aga see ei ole üldse see majonees või on või? No see tünn siin, see oli euro alla euro eelmine kord. See on ülihea salati majonees ja see maksab siis 1,69. Seda kasutame meie hästi palju. Hea kasutada, Lepas kasutada. Me läheme siit edasi. Täna on meil siis Aldi, homme ma pean minema Taani autoturu peale. Siis te homme näete, mis hinnad on Taanis autoturu peal. Siis saate tulla ja autot osta omale. No siin on nagu, ütleme, 10 pakk Monster, 10 tükki sees. Need on siis 0,5 liitrised, suured Monster, Energy jook, 8 euri, ütleme, jämedalt. Aga noh, me alkoholi lähme teise poodi ostma, nii et te näete alkoholi hindasid hiljem natukene, kui me siit läinud oleme. Palun väga, Viks. 10 tükki pakis, 2,49. Siis neid peaks täpselt sama, 10 tükki pakis, 2,49. Lepaussi kutsume, see võib-olla tahab neid. Ta on väike musiroll mulle alla võtnud. Naine ei tohi alla võtta, naine peab olema ikka soe ja siuke, ütleme nii, et naisel peab olema liha ümber. Siis on sul hea magada, pehme hea magada, vaata. No see võiks hea neid olla, näete, siin on M&M's 220 grammi, 3,49. See on ikka kuradi suur pakk, 220 grammi. Muidu nad on minu arust väiksed. Nii, mis veel, noh, ma arvan, et see üks kõrdi lasanje pask teid ei huvita, aga noh, tegelikult ma võin teile päris ausalt öelda, et te usaldate mind, ma ju ei vilista. Ma ei ole nagu Eestis Riigikogus, kes ajab mulli suust välja. 100 grammi see lasanje, see on jumala hea. Ja sellest saab 2-3 inimest söönuks. Ja siin ta maksab 4 eurot siin ja see on tõesti hea. Seda ma võin küll julgelt soovitada. Et lõppkokkuvõttes te kirjutage siis, mis hinnad Eestis on. Eestis on võrreldes Saksaga, kas on odavam või kallim või mis teema on. Noh, vorst. Palun väga siin, et see vorst on
said midagi või? Vaata, seal oli seda Snickersi pakk hästi suur oli ainult mingi paar euri või midagi. Siin selle rea lõpus kohe, seal kus see memm ja taat on. No vorstid, ütleme Frankfurter. Noh, oi, pläädres. No muidugi Tanel Orti vorstide vastu ma arvan, et need muidugi ei lähe lähedalegi, aga no ikkagi ütleme, mis ta on siin. 3 korda 180 grammi, 4 pea 3,79. Siin on sama. Okei, no siin on lett võib-olla, mis teid huvitab rohkem. See on pärski kõik. Siin on mingi šašlõki moodi asi. Kilo need 5 euri. Palun väga. Ribi, spääribs. Kui palju siin sees huvitav on? Kilo vist. Kilo, jah. Kilo 10 euri. Okei. No need on päris siuksed okeid, ütleme süüa. Ma olen neid söönud. Need on siuksed 600 grammised, neil šašlõkna 600 grammi, 4,29. Kana. Siin ise näete neid hindasid, kana. Mingi ära hallitud kala. Siin on 700 grammi kuumsuitsu lašpil. Ma ei tea, mis asi see on. See on minu arust vikerforell. On 14. 15 euri. No kala on igal pool kallis. Mida meie siin tavaliselt ostmas käime. Need siuksed vorstisugused on, näed, 125 grammi on. Kõrd meil oleks kurku midagi. Meie neid ei osta, need on kallid. See on 125 grammi, on 1,20, 29, 1,30. Meie neid ei osta, me ostame siit. Vaat see on meie lett, kus meie ostame oma vorstikesi. See on siga hea vorst. See tuleb juba ordile lähedale, ütleme nii. Siin on paprikat, igasugust muid asju. Ja see on 200 grammi, 1,19. Seda me ostame. Ja siin on hästi palju erinevaid sorte. On ilma mitte millegita, siis on paprika värgiga. See on muideks kõige parem. Ja siis on siin teine sort sükest. Need on hästi head. Seda meie ostame hästi palju siit kaasa. See on siga hea. Ja noh, on ka, ütleme, rikkamatele, ütleme nii. Ma ei hakka seda autot nimetama, sest te juba teate, mis ma mõtlen. Et nendele poistele ka siis, kui neil üldse kõlbab siit midagi osta, sellepärast see on võib-olla ju liiga odav. Napoli salami, 100 grammi, 1,79. Ja kõik niisugused vorstikesed on, no see on ju tegelikult mäda odav, seda me ostame ka ja seda me ostame palju. Näed, see on 200 grammi, euro. Jumala hea vorst. Ma ei tea, võib-olla Eestis on ka sama, ma ei huvita ette. Kirjutage mulle, mis Eestis on, siis ma tean, kas ma tulen, aga ma ei hakka sinna tulema, kui ma oma rahadega välja ei tule. Ja näed, juust. Seda juustu meie ostame. See on 400 grammi. 400 grammi, 3 euri. 400 grammi, 3 euri. Jumala hea juust. Kõik need on head juustud. Hästi head on need. 3 euri, 400 grammi. Need on hästi head juustud. Jube head juustud. Jogurt, ma arvan, et teid ei huvita, sellepärast, et no mis, võt seda jogurtit me oleme ka kastiga kaasa ostnud. Seda ma võin teile öelda. See on, näed, 140 grammi jogurtit on 0,4 euri.
see nüüd paneb mind täitsa imestama, et see tükk see emmendali. Võtta siin on pea 4 euri, 400 grammi. Seal nurgas on ainult 3 euri. Ja siin on lepa, mis sa said siis näita, mis sa said? Dušikeelid ja šampoonid. Mis see maksis see? Ma ei mäleta enam peast, aga odavad olid. No, sebi välja hind. Siis saab öelda. Dušikeel, mis ta maksis? Mingi euro millegiga. Euro või? Okei. Oota, ma käin natukene elementaarsed asjad läbi, siis lähme vaatame sinna alkoholis. Seal, see peaks ka neile meeldima. Lähme siis alkoholi taga ajama. Aga siin, mis nagu, kus see või? Mis see sina alati otsid seda või? Näed, margariin. Margariin on siin. Rama margariin. See võib ka olla, mis inimestele. Kilone margariin on 1,19, nagu te näete. Kuule, kas need on vist kõik margariinid siin. Need on vist erinevate maitsetega või midagi. See vist on öko. Siin on, see on vegan. Vegani margariin. Eestis on ju korralik kiluleib ka vegani oma olemus. Kus kilu ei ole, aga kirjas on, et kiluleib on. Kujute ette, kui kaugele me jõudnud oleme. Müüdakse kiluleiba. Aga see ei ole kilust tehtud. No muna kindlasti huvitab. Noh. 15 muna. Nüüd ma ei saagi täpselt aru, see on see või see. See on 10 muna, ütleme nii, et on 2,39. Need on sellised elementaarsed asjad nagu näed, jahu, 1 kilo jahu, 0,51. Kui tahad öko oma saada, siis on 1 kilo 0,85. Seda meil on vaja. Otsin juba. Otsid või? Okei. Ülejäänud on siuke igasugune üleliigne praht minu jaoks. See vein, näed. See on jumala hea vein. 2 euri 1,5 liitrit. See on hea vein. Ma ütlen teile, et see on hea vein. Siis te ei pea hakkama seal vastu vaidlema, et ma ei tea mida. Siis see niimoodi jääb. Nii käib. Kapteni sõna on laevas ikkagi see. Kui teil on oma arvamus, hoidke endale, sellepärast kaptenile vastu ei vaielda. Ja üleprahi mahl. See on üleprahi mahl. Ta ennem oli 1,5 liitrit. Nüüd on ta viidud liitri peale. See oli ennem oli see maksis. Palju see maksis, mäletad või? Euro millegiga. Aga vaata, nüüd on väike pudelband tehtud liitrine, siis ta oli 1,5 liitrine. Aga see on sitaks hea. Näed, siin on see... Siin on kõik need vitamiinid, värgid, sörgid sees. See on üli hea. Aga kas seda Gingerberi jooki siin ei olnudki kuskil või? Neid väikseid pütte. Tahtsin näidata neile just seda. See võib olla äkki kuskil mujal hoopis või? Noh, Pringlesi chipsid võib neil näidata. Seepärast need on nagu... Ma ei tea, kas see on siis näed Pringles 2,49. Seda peaksid kõik teadma. Noh, Coca-Cola. Originaal Coca-Cola. See on 1,59, aga see nüüd teises poes on kindlasti hoopis teine hind. Sellepärast, et siin on lihtsalt siuke pood, kus me ostame seda vorsti ja värki. Aga me jätkame juba seal teises, kus need viinad on? Oi, vaata, see lööb teid maha. Vaadake, seda viina ma olen joonud kuskil 249 tonni.
ja see ei tekita peavalu mitte midagi, see on mul, turistid on joonud seda jooma juures. 5,49 0,7 pudel. Ja see on jube hea. London Dry Gin. London Dry Gin. Ülihea gin on see. Igavene juraks ja raske pudel. 0,7, 10 euri. Väga hea hind, ma arvan. Mis siin veel oli hea? Irish whisky, see on ülihea, seda ma jõin ka. 0,7, 11,49. Ülihea ja ülihea whisky, ütleme niimoodi. On see Bailey, võib-olla Baileys. Ja mis on eriti kõva, mis läheb siin hästi peale. Õmmelmenn. 1,50. Siin on neid 5 tükki sees, 4 tükki sees. See on ülihea. Kuule, neid tuleb võtta turistidele ka, see suur grupp, kes tuleb, siis neil on pohmaka rohuks. Võta neid ka mingi 100 pakki. Võta see kast ära äkki. Ja see on teine, mis on väga hea, sellepärast see on 44%. Ütleme, kui sul kehva olla on hommikul väänad ühe selle sisse, siis hakkab kalapükk tulema. Mis ma tahtsin näidata? Bailey. See on see Bailey-sugune. Bailey-sugune. Ta päris Bailey ei ole, aga ta on, ütleme nii, et Bailey-sugulane. Blackstone. 5 euri, 5,5 euri. Aga noh, midagi te nägite nüüd. Ma oleks tahtnud näidata neile seda gingerberry, seda üks hästi hea jook on, ütleme nii, et kui te olete abielus juba olnud 60 aastat ja see jupp kelgunöör enam pingule ei lähe, siis soovitaks juua seda jooki, aga ma ei tea, kas ta siin on olemas või ei ole, vanasti ta oli, aga see töötab. Mul oli vaja seda kunagi juua ja siis ma avastasin, et sellel on mingisugune toime seal sees. Seda 10 päeva hommikul tõused ja võtad tühja kõhu peal ära jood. Siis sa näed, kuidas su naine enam ei peta sind ja käid kuskil noori mehi otsimas. Vaid, no ütleme nii, et armastus tärkab uuesti. Leidsin üles. See on siin. See. Bio. Ökological 150 grammi maksab 1,90 ja siin on gingerberry hästi palju sees ja mingeid muid aineid ka, kes on bio. Ja ütleme niimoodi, et kui sa oled 60 aastat juba abielus olnud ja see juppkelgunööri enam püsti ei lähe, aga tahad uuesti hakata dussile tuupi tegema, siis iga hommikul joo see üks ära. Ja siis sa näed, mis 10 päeva pärast on see tangitoru jälle püsti. Ja teate, mis on meestele väga oluline? Kui hommikul tõused ja tangitoru on püsti, siis järgmised 15 aastat sa ei pea muretsema infarkti või mitte millegile. Ja minul on iga hommikul, iga lõuna ja iga õhtu. Nii et mul on veel praegu 45 aastat minna. Siis ma olen 95. Noh, kui ma seal ka messan ringi, ma olen arvatavasti vanadekodus ja messan seal näpin ikka petsi maailma. Nii et mina võtan sihukese kasti koju omale, sellepärast ta on mäda odav. Mulle meeldib iga hommikul juua teda. Noh, pluss ma söön hästi palju kala, nii et mul on suurt vahet ei ole, ma ei peakski seda, aga mulle meeldib. Ta on terav. Vaat, nii et jätke meelde, mehed, naiste koha pealt ma ei oska mitte midagi öelda. Võib-olla kunagi lasen ümber lõikuse teha, siis ma võin ka naistele midagi soovitada. Aga selge, meil on juba, ütleme nii, et asjad osa. No pull läks kokku, nii kui te näete, siis 228 euri. Siin on siis 6 pudelit viina, 6 pudelit džinni, 6 pudelit rummi. Siis on 10 pütti seda jooki. Siis on palju, ütleme, siis palju see teeb, siis 2 kilo juustu, 2 kilo juustu ja 2 kilo vorsti erinevaid. Mingi hambavasta on ka võetud, aga see ma ei tea. Ja mis minu arust, mis on nagu väga hea, on see.
see nüüd on pea 300 grammi, siin on kõik salati see, igasugused võimalikud seemned salati jaoks, sest mina söön ju hästi palju salatit ja kala mind üle, nagu suurt ei huvita üldse. Ja see maksis nüüd ainult see pütt maksis 1,2 euro, ülikõva. Ja nagu te nägite, siis see kõik see kupatus, minu see Gingerberi jook ka, et mul ikka korralikult korragi üks kelgunööri üleval seisaks ja võtsime neid ka 15 pudelit. Nojah, ütleme 220 euri neist. Oleks võinud odavam olla. Ja Pootsmanile igasuguseid erinevaid neid ja Topsile. See oli ka väga odav, alla euro oli see, muidu meil maksab ta mingi euro 60. Aga ikkagi natuke palju läks. Minu arust. 200 euri, 3 kasti alkoholi. Mis siin all veel on? Noh, ütleme, kõik see pull siin nüüd siis läks, siin on 14 kasti õlut. Kõik see jura kokku läks siis täpselt 140 euri meil. Kõik see kupatus. Ja ülejäänud on siis autos, seda näete juba homme, mis meil kõik kokku läks ja mis hinnad Saksas on.